Tere tulemast tagasi siis siia meie viimasesse debatti. Selle debati nimi on haridus, teadus ja tulevikutöö. Ja meil on siin väga auväärne seltskond stuudios. Ja ma alustaksingi, Erki, sinust, et sina oled meie ülikooli nii-öelda digijuht. Et kuidas see kriis on ülikooli mõjutanud ja mis on juhtunud? Võib öelda, et digiarengu juhina juhtus parim asi, mis üldse juhtuda saab. Et minu jaoks on eriolukord tohutu võimalus ülikooli jaoks tõepoolest ära teha digiarengu plahvatus. Ja ma siia slaididele tõin mõningaid numbreid. Tartu Ülikooli peres on 17 000 inimest ja see on Eesti kõige suurem organisatsioon. Ja kui 16. märts kogu ülikool läks üle digitööle ja digiõppele, siis oli meil suur kartus, et mis saab. Me terve nädalavahetuse enne seda siis nägime vaeva, et esmaspäev oleks digieluks valmis ja võib öelda, et digikeskkond toimiski. Meie 100 rakendust on veebipõhised, need töötasid kenasti. Meil on piiratud hulk keskselt toetatud e-õppe rakendusi, Moodle, Panopto, Big Blue Button ja Microsoft Teams. Ja need pidasid hästi vastu ja võib-olla numbrite mõttes on hästi huvitav, et mis siis nendes rakendustes sisu mõttes juhtus. Kõigepealt siis Panoptos tehti 1 kuuga ära terve aasta jagu videosalvestusi. Et kui 2019 tehti 1500 videosalvestust, siis esimese kuuga 1750, nii et terve aasta jagu tekkis meile digimaterjali juurde. Tõeline plahvatus, mida varem eriti vaja ei olnud, oli veebiseminaride keskkond ja see kasvas 10-kordselt, väga loomulik, 99-lt pea 900-le. Ja võib öelda, et ülikool on valmistunud selleks e-õppe suuremaks kasutamiseks juba pea 20 aastat. Nii et selline e-õppe kasv 10% 1 kuuga võib-olla ei tundugi nii palju, aga arvestades seda, kus me startisime, oli see tohutu suur muutus. Ja kui võib öelda, et digikeskkond on valmis, siis me pidime hästi palju vaeva nägema, et tekiksid head metoodikad ja materjalid. Mis meil esimese kuuga kohe selgeks sai, et me kõike saame digis teha. Et täis digitaalne elu on võimalik. Me viisime üle sinna nõukogu ja senati istungid, teadus- ja õppetöö kaitsmised, eksamid on meil tulemas. Nii et selline digielu on võimalik ja kindlasti sügisel me läheme natuke tagasi, aga et elu näitas, et tegelikult digis on võimalik kõik ära teha. Ja ülikoolis see kõik toimis. Ja kui vaadata nüüd lähema mõne aasta muudatusi, siis minu jaoks kõige suurem selle koroona ja tulemus on see, et meil tekkis tuhandeid inimesi kui ülikoolis juurde, kes palju teadlikumalt oskavad valida, et kuna kasutada digilahendusi, kuna kasutada füüsilist sekkumist. Ja me sügisel kindlasti näeme vähem digikasutamist, kui seda täna on, aga kindlasti rohkem, kui seda oli enne kriisi. Nüüd vaadata tavaelu, siis hübriid koosviibimised on uus normaalsus. See tähendab seda, et osa inimesi on saalis füüsiliselt ja osa inimesi on virtuaalselt. Kas see protsent on 20 saalis ja 80% virtuaalselt või vastupidi, aga kindlasti on uus normaalsus see, et alati on keegi siin ja keegi seal. Ja see muudab sellist nii töö kui õppekultuuri. Õppe suurem vastutus saab olema õppijal, et kuna tal on kogu maailm avatud, meil tekib palju õpikeskkondasid, virtuaalseid õpetajaid, siis see annab ka ülikoolil võimaluse anda rohkem õpet üle piiride. Ja mis kindlasti tuleb, on masinõppega ja tehisintellektiga toetatud õpiteekond, et me lähme sellise personaalsele õpiteekonna õppimisele ja me saame juhtida targalt oma õpiteekonda. Et võib-olla selline sissejuhatus minu poolt. Aitäh! Ja Aune, ma jätkaksin kohe sinuga, et sina oled meie õppeprorektor ja võib-olla näed seda asja natuke teisest küljest, et kas sa oled samasugune optimistlik, nagu oli Erki enne sind? Ma olen hästi optimistlik ja ma tõesti siiralt arvan, et see, mis nüüd 2 kuu jooksul toimus, et see põhineb sellel 20 aasta tööl enne seda, et meie esimene haridustehnoloog tuli tööle
aastal 2000 ja tänaseks on meil 4 õppedisainerit sisulises mõttes haridustehnoloogi, kes seda tööd teevad ja ilma nende selle baasita ja selle toeta nende 2 kuu jooksul ei oleks seda hüpet siin tekkinud. Et selles mõttes ma olen väga optimistlik, et küsimus on see, et mis nagu tulevik toob, et mida me sellest nagu tahame üle võtta, mida me peame üle võtma, et küsimus on ka selles, et mis see viirus meile ette kirjutab ja mis on need asjad, mida me tegelikult nagu tahame teha. Et sügise poole vaadates on mõned asjad, mida me siin arutame, seda ei ole veel kuskile väga avalikult öeldud, aga et üks on see, et suured loengud võiksid igal juhul olla videos ja see tõenäoliselt tähendab seda, et need ei peaks olema niimoodi, et 1,5 tundi keegi loeb, vaid et need võiksid olla kuidagi nutikamalt tehtud, et võib-olla 0,5 tundi on loeng ja siis on vahepeal mingisugune selline aktiivne asi. Teine on see sama, mida Erkiga ütles juba, et see valmis oleks hübriidseminarideks või seminarideks, kus osad on kohal ja osad ei ole. Et reaalsus on see, et meie välistudengid tõenäoliselt 1. septembril kõik kohal ei ole. Et kuidas me selle olukorraga hakkama saame ja kaua me selleks valmis oleme. Kolmas teema, millega me oleme päris palju vaeva näinud ja kus ma ütleksin seda, et meie valmisolek oli päris nagu madal, oli eksamite tegemine sellises järelevalvega, elektroonse järelevalvega keskkonnas. Ja seal väga intensiivsete arutelude tulemusel meil on täna olemas lahendused ja ma arvan, et see on midagi ka see, mida me saame kasutada tulevikus. Ja ütleme niimoodi, et ma arvan, et päris paljud inimesed said ikkagi aru, et milline luksus on õppida ülikoolis, kus sul on väiksed grupid, väga individuaalne lähenemine, näost näkku ja praktikumides reaalselt praktiline õpe. Et selles mõttes ma arvan, et see näost näkku õpe on ikkagi mingis mõttes ka privileeg, millest me tegelikult selles olukorras nüüd aru saime, et seda tahaks väga hoida. Ja kui ma vaatan ka siin eelmise aasta lõpus tehti välisüliõpilaste uuring ligi 200 maailma ülikoolis, sealhulgas Tartu Ülikoolis, siis see, mida üliõpilased meil kõige kõrgemalt väärtustati, kus Tartu Ülikoolil tõesti maailma tipus, oli ühest küljest virtuaalõpe ja teisest küljest seesama just väikestes gruppides õppe, et see individuaalne lähenemine. Nii et ma arvan, et see kombinatsioon nendest, et väga head virtuaal- või videoloengud ja teisest küljest näost näkku õppe väikestes rühmades, et see on see, millega edasi minna. Nii et ühesõnaga ma töötuks ei jää päris, et vilmite mind üles ja homme lähen koju. Et aitäh, Aune, sulle. Ja võib-olla viimasena Raul siin juba sai öelda oma arvamust, aga Raul, sina oled meie kõige viimase kõrghariduse sellise visioonipaberi autor või juht, selle grupi juht, eks ole, et kuidas sina seda kõrghariduse tulevikku näed Eestis? Nii nagu ka juba selles videos sai öeldud, et eks paindlikkus ole üks tuleviku märksõna, et see paindlikkus ei ole mitte ainult haridussüsteemi paindlikkus, siin räägiti nanokraadidest ja 3+2 süsteemi muutmise vajadusest, aga me näeme ka, et tööturg muutub meil järjest paindlikumaks ja ei ole enam, tänases kontekstis me näeme näiteks ka seda, et meil ei ole enam sellist füüsilist töökohta, aga üldisemalt öeldes ilmselt on ka väga raske leida sellist töökohta, mis kooli lõpetamisest kestab pensionipõlveni, ehk siis selline elukestva õppe teema muutub järjest aktuaalsemaks ja selle tõttu ütleme, üks väga oluline oskus, mis järjest tähtsamaks muutub, on valmidus ja oskus kogu eluaeg õppida, et seda meil väga paljudel inimestel tegelikult ei ole ja mis nüüd see koroonakriis esile tõi, et kui oluline on inimeste kohanemisvõime, et kas kohanemine uues töökeskkonnas, kohanemine uute meetoditega, kohanemine igapäeva eluolu muutmisega, et see, et sellised ekstreemsed olukorrad võivad korduda, sellest on nüüd palju kirjutatud, loodame, et seda ei juhtu, aga see kohanemisvõime ja paindlikkus nagu tuli meile nüüd nagu koju kätte tänu selle koroonakriisile, et meil ei olnud enam muud varianti, me pidime teistmoodi tegema ja muidugi kui majandust vaadata, siis kogu e-kaubandus ja platvormimajanduse võidukäik, et ma arvan, et siin me näeme ka täiesti uusi trende selles mõttes, et Hiina e-kaubandus saigi oma tõelise hoo sisse pärast SARS-i viiruse kriisi ja ma kahtlustan, et sama juhtub meil, nii et me oleme nagu majanduse mõttes ja tegelikult ka hariduse mõttes sellises murrangupunktis, et ma arvan, me astusime hästi pika
sammu edasi, mida me muidu plaanisime võib-olla 5 või 10 aastat, me tegime selle nüüd 3 kuuga. Ma küsiks teie kõigi käest, et kes soovib vastata, et mida te soovitate üliõpilastele või kuidas üliõpilased esiteks on teie arust hakkama saanud selle kriisiga ja te olete saanud erinevat tagasisidet ja mida te soovitaksite, kuidas, kuna vastutus liigub õppijate peale rohkem sellises süsteemis, et kuidas sellega ikkagi hakkama saada, mis te arvate? Mina võin öelda seda, et tegelikult praegu natuke vara hinnata, et me kavandame just sellist kuidas öelda, õppetundide uuringut, et kuidas üliõpilased on hakkama saanud ja kuidas ülikool on hakkama saanud, et hinnata näiteks õppeainete tagasisidet sel aastal ja eelmistel aastatel, vaadata eksamite hindeid, vaadata seda, et me ekstra ka õppekava küsimustikus küsisime seda, et kuidas ülikool on hakkama saanud, et vaadata, kui palju on akadeemilisele puhkusele mindud, et kui paljud tegelikult põgenesid sellest situatsioonist nii-öelda. Et selles mõttes ma arvan, et see hinnang, kuidas üliõpilased on hakkama saanud, et see tuleb nüüd sügiseks, et loodetavasti see analüüs valmib. Aga ütleme niimoodi, et päris suurt katastroofi minu arusaamise järgi ei ole, et neid kaitsmisi, mida on lükatud edasi juunist augustisse, kuna ülikool selle võimaluse andis, et neid on, aga siiski laias laastus ma ütleksin, et päris hästi, et üliõpilased kurtsid 2 asja üle, nad kurtsid selle üle, et töökoormus alguses läks väga suureks ja seda kurdeti ka, eks ole, koolides õpilased, et õpetajad ja õppejõud ei saanud alati aru, et tegelikult selline massiivne individuaalne töö ilma selle motiveeriva nagu seltskonna ja keskkonnata on keeruline. Ja teine oli ka see, et me peame arvestama, et meie üliõpilased on täna väga paljuski täiskasvanud. Meie sisseastuja on selline 25-aastane, meil on väga palju üle 30-aastaseid üliõpilasi, kes tegelikult töötavad, neil on lapsed, neil on muud kohustused ja nagu me kõik teame, siis uus olukord, eks ole, ei olnud lihtne kõige sellega toime tulla. Ja, Raul. Ja ma lisaks siia ühe aspekti veel juurde, et ma tean, et tudengid vähemasti alguses kurtsid ka seda, et ei saa õppejõuga suhelda, et kõik see on nagu kirjalikuks läinud ja sellist näost nagu suhtlemist ei ole. Nüüd olles ise ka mõningaid virtuaalseid seminare teinud, peab ütlema, et eks see mure ole nagu vastastikune, et kui sa räägid arvutiekraani nagu musta kasti ja kõik tudengid istuvad vaikselt, mikrofonid välja lülitatud ja rääkimata sellest, et kaamerad on välja lülitatud, siis on ka selline tunne, et kellega ma nüüd räägin, kas mingisuguse plastmassist kastiga või on seal taga ka inimesed, et selline virtuaalne õppe eeldab mõlemapoolset aktiivset suhtlust ja mina nimetaksin seda selliseks aktiivseks passiivsuseks, mis meil praegu on tekkinud, et kõik just nagu osalevad, aga tegelikult nagu ei osale ka, et kuidas seda barjääri murda, seda võtit ma veel ei ole leidnud. Okay. Kas sa tahad öelda midagi? Ja ma ise olen ka õppejõud ja minu kursil juhtus ka see, et 4-tunnise loengu asemel me andsime kätte kodutöö videod ja tegime veebiseminar. Ja võib öelda seda, et see online suhtlus oma tudengitega toimib kõige paremini, kui neid on umbes 5-6 tükki. Niipea, kui need on üle 10, üle 20, siis toimub, nagu Raul kirjeldas, passiivne aktiivsus, ehk nad istuvad selle ekraani taga, küsid õppijana küsimuse, siis loed 5 sekundit, et kas ta nüüd vastab keegi, kõik arvavad, et keegi teine vastab, sest pilk ei ole ju enam selle tudengi peal. Nii et need on need kohad, kus ka õppejõududena ja tudengitena tuleb õppida suhtlema ka selles virtuaalses keskkonnas teistmoodi, et me ei saa vanu traditsioone sinna nii-öelda külge panna. Ma arvan, et jah, kui me räägime nagu oskustest, mida me peaksime rohkem arendama võib-olla ka ülikoolis ja siinkohal mõtleks, et suulised eksamid võiksid tagasi tulla, on inimeste suuline eneseväljendus, et me näeme, kuidas noorem põlvkond täna suhtleb peaasjalt kirjalikult, ka omavahel suhtleb kirjalikult ja kui nad korraga peavad nagu suu lahti tegema ja midagi arvama, siis tekib nagu totaalne plokk ja selliste eneseväljendamise, suulise eneseväljendamise oskus on tegelikult üks tõsine teema, millel peaks ülikoolis nagu rohkem rõhku panema, et me nagu unustame ära, et tegelikult suhtlemiseks on eelkõige ikkagi rääkimine, mitte kirjutamine. Erki, sa tahtsid öelda? Ja toon ühe teema sisse, mis natuke minu vastutusalasse kuulub, on rakenduste valik ja hulk. Et tudengid nii ka põhikooli õpilased kurtsid, et nii kui see digiaeg peale hakkas, oli hästi palju erinevaid uusi rakendusi õppida
ja seda nii tudengite kui õppejõudude poole peal. Nii et see on see strateegia, mida me oleme ka ülikoolis rakendanud, et meil on põhirakendused, mida me toetame, teised on ka lubatud, aga me toetame nii-öelda 3-4 rakendust, mis on lihtsam õppejõududele metoodilises mõttes, kui ka tudengitele lihtsam osalemise mõttes. Ja see on oluline, mis tudengid kurtsid, et läks kirjuks ja õppejõud ei teadnud täpselt, mida teha ja materjali palju, siis see on see, kus ülikool saab abiks olla, kus me oleme õppinud sellest olukorrast, et teha natukene sama strateegiat jätkata ja teha natuke teistmoodi. Ma küsiks nüüd selle päeva kõige viimase küsimuse, sest meil hakkab aeg otsa saama. Aga see viimane küsimus on selline, et pikka juttu ei saa teha, aga kuidas teie hinnangul ülikoolide teadlased ja õppejõud on hakkama saanud selles kriisis? Et ma alustaks Raulilt tegelikult, et mina olen sotsiaalteadlane ja sina oled sotsiaalteadlane, et kuidas sotsiaalteadlased on hakkama saanud? No siin ühes varasemas vestluses süüdistati sotsiaalteadlasi, et me oleme jälle kuskil hiljaks jäänud, hakka nimesid nimetama, aga täna oli ETAG-i initsiatiivil nii-öelda uue koroona rida projektide tutvustus, kus nüüd lähiajal tuleb välja siis 4 suurt teadusteemat koroonaviirusega seotud sotsiaalmajanduslike mõjude hindamiseks. Seal oli ka meditsiiniteemad ja logistilised teemad ja vaimse tervise teemad. Ehk siis ma arvan, et teadlased on tänu, ütleme nii, ma loodan, et teadlased on tänu koroonakriisile tõstetud nüüd natukene paar astet kõrgemasse positsiooni ka poliitikute ja ühiskonna silmis, et saadakse aru, et vist ikka ilma teadlasteta hakkama ei saada. Tuleb välja. Tahate kommenteerida? Minu seisukohast ülihästi said hakkama. Et siin on see pluss, et Tartu Ülikoolis on palju kõrgharitud inimesi, kui nad on nutikad, kui nad visati nii-öelda vette selles digiolukorras, siis oli vaja anda neile tõuget või anda neile juhendamist ja nutikate inimestena haarasid nad kõikidest võimalusest kinni ja ujusid minu arvates väga hästi välja. Mis ma ikka väga nõus sellega, et tegelikult on ülikool olnud minu arust hästi pildis ja ülikooli teadlased või üldse teadlased on olnud hästi pildis, ja väga tahaks loota, et see nii-öelda teadlaste nõu küsimise harjumus jääb alles. Et mis oli minu jaoks huvitav olukord selles kriisisituatsioonis, et kriis eeldab selliseid lihtsaid lahendusi ja kohati käske ja keelde, et teeme nii ja ärme nii tee. Ja ülikool on seni ikkagi toiminud väga teisiti, et meil on väga palju akadeemilist vabadust, et iga õppejõud valib ise oma meetodid ja keskkonnad ja me siin tegelikult mingid piiranguid ei sea. Ja selles kriisiolukorras oli tegelikult nagu avaldus selline vastupidine, kohati soov ja tahtmine ja vajadus, et oleks selgelt öeldud, et neid asju me teeme e-teel, neid asju me ei tee, me kasutame selliseid keskkondi ja selliseid ei kasuta. Et ma arvan, et see oli ülikoolile päris, mina ütleksin, et mulle igal juhul ka nagu päris nagu kummaline situatsioon ülikooli sees mingeid selliseid nagu üheseid ja selgeid korraldusi anda, et me oleme ikkagi nagu pigem harjunud sellega, et inimesed valivad ise, aga saime sellega hakkama. Aitäh, Aune. Ja nüüd on juhtunud küll selline asi, et workshop on tööle läinud, inimesed on avastanud, siin on 6 küsimust, mida ma ühtegi kahjuks ei saa küsida, sest meie aeg on läbi. Suur tänu teile kõigile tulemast ja meiega täna arutamast. Ma kutsuksin siia oma kaasmoderaatorid, et seda päeva lõpetada. Heidi ja Ott, palun tulge. No ma võib-olla ütleks enda poolt kõigepealt, et see tänane päev näitas, milline selline kirju kogukond meil siin Deltas on, aga nagu te kõik nägite, me kõik oleme väga sõbralikud ja asjalikud ja suudame keerulisi probleeme arutada, et olete alati oodatud siia oma ideid meile tooma ja meie anname teile oma ideid vastu, nagu te nägite. Nii et kohtumiseni Deltas järgmistel kordadel minu poolt. Väga armas, Kadri. Ja mina ütleksin enda poolt päeva lõpetuseks, et kahtlemata on kriisis väga kerge heituda, aga kriis lööb õhu puhtaks ja kahtlemata on selles ka palju positiivset. Ma usun, et tänane trendipäev näitas neid võimalusi, kuidas kriisi positiivselt ära kasutada ja rakendada innovatsiooni selleks, et süsteemsed muutused jääksid kestma. Ja ma väga-väga loodan, et edaspidi on otsustajatel ja juhtidel võimalik palju rohkem teha koostööd ekspertidega nende lahenduste leidmisel.
Jah, ei oskakski midagi lisada, aga ma siiski nagu lisan, eks, kui ma siin olen. Et ma ütleks oma poolt aitäh kõigile. Aitäh kõigile, kes seda päeva vaatasid. Seal samas workshopis on vist üle 1200 või 300 inimesi olnud ERR-i vahendusel, Postimees online'is. Kus veel? Video, UTTV ülikooli kanal kandis seda asja üle, Facebooki live tegime nii ülikooli kanalist kui Delta kanalist, et mul on hea meele, see jõudis nii paljude inimeste need mõtted ja need 40 inimest, kes oma mõtteid jagasid, selle aja võtsid siia Tartusse tulid, suur aitäh neile, müts maha minu poolt. Ja lõpetuseks suured tänud kõigile abimeestele, et siin telgi taga on vähemasti sama palju inimesi, et mitte rohkem, et see päevane telesaade siis tõesti teie kõigini jõudis ja nagu ma algul ütlesin, et me ei taha teha sellist Küproki konverentsi, kus kõik paistavad läbi sellise luku, augu ja valge sein on taga, eks, et me tõesti püüdsime selle formaadiga eksperimenteerida. Et kui keegi siit mõne nipi nendele kõrva taha pani, siis jumala eest kasutage, selleks me seda kõike tegimegi. Et veel kord aitäh ja nagu me oleme öelnud, et Delta on kogukond, siis tegelikult me saime seda kogukonda jälle natuke suuremaks. Üks list neist kogukonnast on meil Delta Facebookis üleval, Unitartu Delta. Meie kogukonnaga saab alati liituda ja kõik järgmised sündmused samamoodi meid kõiki liidavad siia Deltasse, aga laiemalt Tartu Ülikooli ja üldse sellise Eesti asja ajamise nimel. Veel kord aitäh kõigile ja ilusat õhtut! Ja, lähme! No järgmiste kohtumisteni. Paistab, et rool läheb ka ära.